Tere jälle ja nii, nüüd sa läksid minu presentatsiooniga minema, anna mulle midagi tagasi. Näed? Pidin nägema, mis seal. Jah, isegi piimanduse strateegia aastani 2020. Et kuna ma räägin tere tulevikust piimandusturul, siis meile küll öeldi, et võib natuke reklaami teha, et meie tere hakkab siit sellest presentatsioonist mitmeid kordi läbi käima. Et see on ikkagi seotud selle fookusega, et me räägime terest, tema tulevikust ja sellel turul, kus ta asub. Nii, ja lähme siit edasi, siis minu ettekande struktuur on lihtne, siis tutvustus ja siis räägime natuke turust ja siis tulevikust. Kuidas tere näeb siis läbi finantsjuhi silmade ennast oma valdkonnas. Nii, ja kõigepealt siis sissejuhatuseks, et selline on pilt meie kõikidele töötajatele hommikuti ehk sõltumata ilmast tuleme hommikul ja see ettevõte ütleb meile tere, mis teeb meile rõõmsaks ja annab motivatsiooni igaks algavaks päevaks. Lühitutvustusest nii palju, et tere aasta 2010, et loeme seda edukaks aastaks, küll mitte algust, aga selle juurde ma tulen hiljem. Meie käive oli 100 miljonit krooni ja oleme siis tegevad 6 turul ja meil on tootmisüksusi 4, anname tööd 600 inimesele. Nii, ja selleks, et edasi minna, kannan siin ette tere missiooni, et miks me siin oleme. Siin on küll ta piiritletud kodumaise toormega, aga tegelikult siis meie selline põhimissioon on siis läbi uuenduslike ja tervislike toodete pakkuda tegelikult elanikkonnale siis seda strateegilist kaupa, mis on siis piimatooted. Ja meie eesmärk on siis tegelikult siin alumises lauses kirjas, et läbi eduka tegevuse ikkagi pakkuda ja eksportida neid samu tooteid siis ka naaberturgudel. Nii, ja selleks, et see paremini meelde jääks, on siis siin slaid selle kohta, kuidas asuvad siis või paiknevad Eestis tere ettevõtted, siin on ka näha konkurendid, nende juurde me siis tuleme hiljem, ja siin kohe juures siis ka slaid selle kohta, et kuidas toimub meie kokkuost Eesti turult siis toorpiima varumine, umbes suurusjärgus 400 tonni päevas, on siis need levialad siin välja toodud. Nii, ja mida me peame siis oma turgudeks? Kõigepealt on meil siis 2 koduturgu, kus me tunneme ennast siis suhteliselt hästi, turuosade juurde me jõuame hiljem, ja teised on siis sihtturud. Siin on siis pildi pealt on Taani natuke välja jäetud, kuna selle turu osakaal on suhteliselt väike, aga meie näeme oma leviala siis sellise sinise pildina. Nii, ja enne kui me lähme siis muude teemade juurde, oleks paslik siis või populaarne tänapäeval rääkida sellest, et kuidas läks eelmine aasta või kuidas läks masu ja kas ta on läbi. Ja ütlen siin kohe ära, et mõju kasumlikkusele tegelikult oli katastroofiline, sellepärast, et 2010 aasta esimene pool oli ikkagi, tootjale kõige raskem, kus sisuliselt ettevõte töötas alla rahavoo null piiri, ehk sisuliselt, nagu ajakirjandusest olete kuulnud, tingis see selle, et vahetati välja kogu tere juhtkond ja hakati siis seda ettevõtet sisuliselt üles upitama, eks. Siis tulen kohe ka korraks siis finantsnäitajate juurde, kus siis tegelikult see kasumirida näitab seda, et aastatel 2008, 2009, 2010 kasum kukkus drastiliselt. Aastat 2009 võiks pidada selleks aastaks, kui piimaliiter tootjale maksis 3 krooni, ehk võiks arvata, et tootjale oli sisendi hind oli madal, et ta elas hästi, siis tegelikult ütleme nii, et surve kaubanduse poolt, surve tootja poolt tähendas seda, et tootja tegelikult ei riisunud koort sel aastal, vaid oli sisuliselt kahjumlik. Kindlasti majanduslangus andis meile sellise kirgastumise, et hakati otsima kohe ekspordivõimalusi, kuna Eesti ju tegelikult toodab piima rohkem, kui ta tarbib. Need eksporditurud leiti, nende juurde jõuame ka hiljem. Hakati otsima sünergiaid, tegelikult suleti tootmisi, korraldati tootmist ringi, investeeriti sellesse. Kindlasti arutati laienemist ehk võeti ette rida ühinemisplaane, lugesite ka siin aasta lõpus, et oli plaan ühineda
E-piimaga, mis kahjuks jäi katki. Kindlasti tulid välja sellel perioodil väärtusahela osaliste mõjukus, ehk tegelikult siis lõi välja see, et kuidas siis reageerib igasugusele hinnamuutusele kaubanduseks, missuguseid tõrkeid võib selles suhtluses olla. Selgus ka see, et kuidas käituvad siis tootjad ja kuidas käituvad pangad. Tegelikult ütleme nii, et 2010. aastale tagasi vaadetes kiidaks kõiki osapooli, eks. Pärast lähme natuke detailidesse osapoolte puhul, aga ütleme nii, et päike käib kõrgelt ja tuleviku väljavaated on head, et ütleme nii, et kõik keerukused said ikkagi lahendatud ja ei pidanud kuskil ütleme kannatama ükski poole. Kindlasti tuli välja see organisatsiooni arendamine ehk sisuliselt Teresse on täna kaasatud sellist natuke vanemat kaadrit. Mina olen ka endine pankur ja tegelikult ütleme meie juhataja Oliver Kruda ütleb, et ta ei taha õpetada inimesi, et ta tahab sellist vana head mõtlemist ja kogemust ettevõttes näha ja selles juhtkonnas on siis ka vastavad muutused toimunud. Ja kindlasti majanduslanguse käigus siis tulid välja kõik need vajaminevad riskimeetmed, ehk see on see, millele ei pöörata tähelepanu, kui kõik hästi läheb, et ühesõnaga äririskide haldamisele ja juhtimisele pannakse nüüd tunduvalt suuremat rõhku. Lähme siit edasi, lähme korra siis tootegruppide juurde, ehk siin on Tere turuosad siis erinevate toodete lõikes ja üldises sellises suures pildis on Tere turuosa siis Eesti turul 40%. Ja siin on kahte tüüpi tulpa, ma lihtsalt selgitan, et need sinised tulbad, need on siis tegelikult alltöövõtt meie kaubanduskettidele, et me pärast tuleme ka selle juurde tagasi. Nii, ja minnes siis edasi, et mis on siis nii-öelda piimandusturg, ehk kõigepealt tuleks selle juurde, et kus me siis elame, et me elame tegelikult sellises, mis riigis me elame, et see on üks Jumala poolt tegelikult nagu hästi üles ehitatud koht, et mulle tulevad alati meelde Karl Vaino 6 Lenini ordenit, mis tegelikult, kui tagasi vaadata, siis on saadud kõik ikalduste aastatel, ehk tegelikult meie kõrval olev Suur-Venemaa on kannatanud erinevatel aegadel väga suuri sellist põllumajanduskatastroofe ja tuleb välja, et Eesti on olnud Nõukogude Liidus siis ainuke selline piirkond või ütleme Baltikum tervikuna, kes on andnud pidevalt stabiilset toitu. Ja Kremlis oli nii, et see, kes andis toitu, sõltumata sellest, kas ta selle juures arenes või tegi ta mingeid suuri hüppeid, see oli nagu tehtud mees. Nii, kus me asume Euroopa Liidus teljel, siis ütleme nii, et Euroopa Liidus on maad jaotatud siis teljele, et ühel pool on siis nii-öelda agraarmõõde, teisel pool on siis nii-öelda heaolumõõde, siis üleval on tehnoloogiamõõde, all on turismimõõde ja meie asume siis nii-öelda selles vasakus sektoris, ehk sisuliselt me oleme hästi arenenud tehnoloogiline agraarmaa. Ehk see ütleb seda, et põllumajandus on ka tegelikult meie võimalus. Ja kui me hilisemate slaidide juures tuleme selle juurde, et missugune on nõudlus, siis me tegelikult näeme, et põllumajanduses on see Eesti õnn tegelikult olemas. Nii, kes on konkurendid? Tere jaoks on konkurendid siis piimatöötlejad, ehk meil on siis Valio, Tere, Maag ja teised on ju, suurusjärkudes on siis niimoodi, et Tere turuosa 40%, Valio umbes 25%, Maag 15% ja ülejäänud umbes 20%. Nii et me loeme siin Teret selgelt turuliidriks ja võiks siis ka öelda, et sellise turujõuga, sest Euroopa Liidus on üldine selline arusaam, et kui ettevõttele on koondunud üle 33% turust, et siis ta on olulise turujõuga ettevõte. Nüüd, nii palju siis konkurentsist. Nüüd räägime sellest, et mis on asenduskaubad või ütleme sellel piimaturul, siis ma tulen hiljem ühe slaidi juurde, siis tegelikult asenduskaubad on erinevad mahlad, joogid, ma mõtlen just selliste vedelemate toodete puhul. Ja ma toon hiljem ka näite sellest, et kuidas piimandusturg reageerib või ütleme, piimatarbimine reageerib erinevatele hinnamuutustele.
Aga tegelikult veel üks oluline selline valdkond on või ütleme, oluline turusegment on need inimesed, kes üldse piimatooteid ei tarbi, näiteks mina enne Teresse tööle tulekut jõin 1 liitri piima aastas, eks. Sellepärast kuulates neid debatte sel teemal, et piima hind kerkis, siis ma ei saanud aru, ma ei tundnud seda lihtsalt, sellepärast et kas see 2 krooni läks seal aastas rohkem välja või vähem, et ma sellest nagu aru ei saanud, eks. Aga ütleme, kui vaadata siin Venemaad kõrval, siis see tähendab tegelikult, et 2 miljonit inimest Venemaal üldse ei tarbi piimatooteid. Nii, tegelikult piimatoodetele me alternatiive ei näe, nii et asenduskaupu sisuliselt ei ole, see energiakogus on vaja inimesele edasi anda ja loomne valk läbi piima on tegelikult kõige efektiivsem viis üldse seda loomset valku kätte saada. Ja meie kui valged inimesed, tegelikult on meil need omadused seda loomset valku läbi piima omastada, mida ei saa öelda muidugi, ütleme, neegrid võib siin kõvasti välja öelda, et mustade ja kollaste rasside kohta, kes seda valku ei omanda ja neile peab siis nii-öelda kas töödeldatuna neid valke andma või siis nad nii-öelda tapavad loomi, mis on alati kallim viis omastada neid. Nüüd siin mõjukused, ehk siin põhimõjukused, mis ma ütleksin, on just tootjate ja kaupluste poolt, et võib-olla sellise märksõnaga tooksin välja just maksetähtaega teema, et meie oleme sisuliselt nagu 2 jõu vahel, kui vaadata seda väärtusahelat, siis ühel pool on sisuliselt 7-9 kaubandusketti, siis on sisuliselt, ütleme, sellist 3 suurt tootjat ja siis on nii-öelda sadu või ütleme, suuri ühistuid vähem, aga terve hulk põllumajandustootjaid ja mis on kõige huvitavam on see, et tegelikult me tunnetame, et see jõud on nagu 2 pool ja me tegelikult otsime seda kohta ja seda koostööd, et kuidas sellises vastuolulises informatsiooniväljas, kus on siis nii-öelda ühelt poolt räägitakse tootja piimahinnast, teiselt poolt nii-öelda kaubandusketid kasutavad piimahinda kui strateegilist hinnaindikaatorit, et kuidas seal vahel siis ellu jääda, eks. Aga selle juurde tuleme natuke hiljem ette. Nii. Jätkame siis järgmise slaidiga on siis tegelikult piimandusturg, meie jaoks on see kaubagrupp on siis hästi lühikese säilivusajaga tooted, eks, mis tegelikult seab meile väga teravad sellised reeglid igasugusele nii-öelda kvaliteedile, planeerimisele. Me oleme tegelikult valdkonnas, mis on strateegiline kaup, mis on tegelikult toiduohutus, kus sisuliselt ei tohi katkeda tootmine 1 päevaks, sellepärast et kui me anname 40% toodangut Eestisse, siis see on nagu elekter, et kui see 1 päev ära võtta, siis ütleme nii, et see riik üle 3 päeva püsti ei ole, nii et see on tegelikult väga suur vastutus meil kõigil siin ja see jätkusuutlikkus, millest siin on juttu olnud, ja eelmisel aastal oli ka selline konverents, et piimatootmine, et jätkusuutlikkus, et on see müüt või tegelikkus, siis ütleme nii, et see on tegelikkus ja peab jääma selleks. Nüüd riiklik sekkumine, me näeme siin finantsjuhi vaatest nagu riiklikku sekkumist just, riiklik sekkumine on ju tegelikult ainult turutõrgete vältimiseks ja me näeme siin tegelikult riikliku sekkumises võib-olla kõige suuremat rolli selles, et hallata või ütleme nii, et ära juhtida need kõikumised, sesoonsused, ületootmine läbi nende samade eksporditoetuste, konkurentsisituatsioon Euroopa Liidus, et nii-öelda põllumajandustootjad, meie huvi on tegelikult see, et riiklik sekkumine väldiks neid turutõrkeid, reguleeriks neid jätkuvalt ja oleks suunatud siis meie konkurentsipositsiooni parandamiseks.